Nii, tere. Üks hetk läheb natukene veel aega, aga kohe ma hakkan teile rääkima ka. Nii. Tere. Mina olen Mihkel Loide. Olen Fermi Energia kommunikatsioonijuht ja Fermi Energial on jälle käes selle kuu viimane reede ja iga kuu viimasel reedel me natukene räägime oma tegemistest. Ja täna räägib meile Marti tehnoloogiatest ja reaktori põlvkondadest. See on alati olnud väga põnev, alati küsitakse, et mitmenda põlvkonna oma siis teete ja mis ajaks valmis saab. Et see on alati siuke kõige põnevam küsimus teatud inimestele. Aga enne seda, kui ma lasen Martil rääkida, siis ma räägin natuke, mis me vahepeal teinud oleme. Õigemini, ma alustan sellest, et mida teised on teinud. MTÜ Eesti Tuumanoored korraldasid Tallinnas ja Tartus täpselt nädal aega tagasi Stand Up for Nuclear. See on selline rahvusvaheline ürituste sari, mille eesmärk on erinevates väga paljudes maailma riikides natukene tutvustada tuumaenergiat ja rääkida, mis see on. Kui kuskil on mingisugused tuumajaamad nii-öelda sulgemisohus poliitiliste otsuste tõttu, siis räägitakse ka sellest, et võib-olla tasuks natukene kaaluda enne. Eestis tuumajaamu ei ole, aga kui tuumaenergiast siin kindlasti räägitakse praegu palju ja räägitakse ka tulevikus ja noored on ilmselgelt need, kes tulevikus väga tahaksid tuumajaamas töötada, miks mitte Eestis. Ja seetõttu nemad siis ka enda õiguste eest tööd leida seisavad. Mis veel on juhtunud? Elektrihinnad on tohutu kõrged. Selle taga on, kõik me oleme jõudnud ilmselt lehtedest ja raadiost, televiisorist vaadata neid põhjuseid, aga laias laastus lühidalt on häda sellega, et CO2 vabasid tootmisi on üsna vähe. Isegi võiks öelda, et ainus siinkandi õlekõrs praegusel hetkel põlevkivist loobumisel tundub olevat gaas ja gaas on ka väga kõrges hinnas, nii et sellepärast on ka meie tarbimishinnad kõrged, aga tarbijatena on see küll kõik väga kurb, nõuab pingutust, aga ütleme, et väikereaktori planeerijatele on see selge signaal, et turgu on. Ja kui me sihime tootmishinda, ütleme kuskil 50 eurot megavatt-tunni eest, siis tundub, et juba praegu on turusituatsioon täitsa paras. Ja arvata on, et läheb veel paremaks. Et siin ruumi äritegevusele on kindlasti. Ja ma ei tea, isiklikult ma ütlen, et aitäh neile, kes Funderbeamis oma osalused vahepeal eelmise raundiga maha müüsid, siis need, kes natuke pikema perspektiiviga investeeringuid tahavad teha, siis nendele see oli kindlasti hea võimalus. Mina sealhulgas. Aga mis veel? Värbasime Anu Koppeli Cleveronist tarneahelaid uurima, et kuidas moodi siis näiteks Eesti ettevõtted saaksid tuumajaama ehituses ja käituses osaleda, et see on hästi oluline Eesti ettevõtetele. Siis me oleme analüüsinud väga palju erinevate tuumajaamade selliseid edulugusid,
ja ka eksimusi ja vigu, et seda siis oma jaama tehes vältida juba eos ja õppida teiste vigadest, mitte enda omadest alati, et õnneks on päris lai maailm, kust ammutada teadmisi. Ja mis veel tulemas on, konverents on tulemas, et kõik need uuringud, mida me siin teeme, sealhulgas näiteks sama tarneahelate uuring, et kõike seda me siis plaanime tutvustada veebruari alguses toimuval rahvusvahelisel konverentsil, mis tuleb nüüd järgmisel aastal juba 3. korda ja võib vist tegelikult juba öelda, et tuumaenergia konverentsi maailma üks niisuguseid uusi tippe, julgen arvata. Vot, sellised plaanid meil on, sellised tegevused meil on. Ma hea meelega annaksin nüüd sõna üle Martti Jeltsovile, kes on Fermi energiatehnoloogia juht ja räägibki ei millestki muust kui tehnoloogiatest, sest et see valik on vaja meil mingil ajal varsti teha, et mida täpselt siis ehitama hakata, aga seda valikut me täna teha ei saa, me saame ainult uurida, mis valikud meil on. Et äkki Martti seletad natukene, et mis meil laual on nii-öelda? Teeme kõigepealt soundcheck, Mihkel, sa kuuled mind ilusti, jah? Väga hästi. Väga hea, siis ma teen korraks, et mul see keyboard check ka töötab. Nii, tervist jälle, Martti Jeltsov on minu nimi ja mina olen tõepoolest tehnoloogia juht Fermi Energias, täpsemalt öeldes isegi tehnoloogia uuringute juht. Ja täna on siis mulle suhteliselt tegelikult meelepärane tehnoloogia või teema, millest rääkida, reaktori tehnoloogiad ja erinevad põlvkonnad ja ka väikereaktorid, mis tunduvad nagu, kas need on nüüd siin klassifikatsioonid või mitte, need on teemad, millest me täna põhimõtteliselt räägime. Et eelmine kord ma rääkisin reaktori tehnoloogiatest natuke nii-öelda nukramusvõtmes ehk siis õnnetustest, see oli vist märtsis, aga nüüd siis tehnoloogiatest laiemalt. Ja eks see on selline mahukas ja väga kohati kompleksne valdkond, kuid tutvustada, ma usun, et seda tasub ja ma üritan seda teha niivõrd lihtsalt kui võimalik, aga et mingisugune pilt ette jääks. Kõigest kindlasti rääkida ei jõua, kuid nii ühes kui teisest asjast siiski. Ja kui küsimusi on, võite siia panna chati, Mihkel ütleb mulle edasi või ma näen ise ja siis võite vahele ka küsida. Samuti võite ka lõpupoole jätta, et põhimõtteliselt mõned nagu märksõnad või sellised mõtted, millest me täna räägime, et kõigepealt tuleks ära märkida, et kõigepealt tulid tegelikult tehnoloogiad, et hakati arendama, avastati midagi, siis hakati arendama, hakati kommertskasutusse võtma ja võetigi ja seejärel siis oli võimalik kogu seda protsessi hakata nii-öelda kaardistama ja kategoriseerima ja siis jõuti ka selleni, mida kutsutakse täna tuumatehnoloogiate põlvkonnad. Ja siis ma natuke tahaksin puudutada sellist, mis on seotud tuumatehnoloogiate põlvkondadega on nagu arengusuunad, et kasutan sellist kahte terminit nagu evolutsiooniline ja revolutsiooniline. Et sellest ja siis edasi, kuhu paiknevad siis ja mis täpsemalt on väikesed moodulreaktorid. Et te olete kindlasti kuulnud siit sealt mõni rohkem, mõni vähem, aga kordamine on tarkuse ema ja nendest ma räägiks. Nii võtast eest ära. Jah, et võib-olla tehnoloogiate poole pealt tasub välja tuua alati, et selle kuulsa Chicago Pile 1 ehk siis Chicagos ehitatud maailma esimene inimese poolt tehtud tuumareaktor. Me teame, et miljardeid aastaid tagasi oli looduses ka töötasid tuumareaktorid maapõues, aga inimese poolt siis jah, selle inimese nimi oli Enrico Fermi, kuulus teadlane, Itaalia teadlane, kes Ameerika Ühendriikides siis selle esimese reaktori või Chicago kuhja, nagu see nimi ka viitab, ehitas, et kihi haaval grafiidi kuhja kokku ladus sinna uraankütuse sisse pani ja kriitilise ahelreaktsiooni toimima pani ja sellega siis demonstreeris tuumaenergia tootmise võimalikkust, et energia tootmise võimalikkust, et on seda tuumareaktsiooni on võimalik stabiilselt ülal hoida, kontrollida, seal olid kontrollvardad, seal oli
see oli loomulikult õhkjahutusega, et ei midagi nii-öelda advance'imat või edasi arenenud, aga jah, 1942. Kommerts tuumaelektri tootmine võib öelda, et sai alguse 54. aastal, kui pandi käima USA Shippingportis Pennsylvanias 60 megavatine surveveereaktor või ütleme niimoodi, et soojuslik võimsus oli tal umbes 3 korda suurem, aga elektrit tootis ta 60 megavatis, et see on siis ütleme suurusjärgus 40 tuuleturbiini 54. aastal siis. Ja see jaam ehitati kunagi 36 kuuga ja maksis omal ajal 70 kopikatega miljonit USA dollarit. Tänases vääringus oleks see inflatsiooni arvesse võttes siis umbes 10 korda suurem. Et sellised huvitavad numbrid ja siin pildil näete ka fotod, mis on tehtud sellest jaamast väljaspoolt ja siis selle surveveereaktori surveanumat installeerimise käigus siin paremal allpool. Ehk siis sellega oli alguse saanud kommertslik energia tootmine. Ma arvan, et mööda külge maha ei jookse ka tuumajaama töö põhimõtte selgitamine, et laias laastus tuumareaktorid töötavad ühel põhimõttel, et see on siin tekstis all kirjeldatud, et tuumade lõhustumisel eraldub soojus, mille abil lõpuks siis keedetakse vett. Tekib veeaur, mis ajab ringi turbiini ja turbiini külge siis nii-öelda jäigalt võlliga on kinnitatud elektrigeneraatori liikuv osa ja siis elektrigeneraator ehk siis turbiin ajab elektrigeneraatorit ringi ja see protsess ja see osa siis jaamast on sarnane nagu igale teisele soojuselektrijaamale. Ehk siis keedetakse sisuliselt vett, et erinevus tavalisest soojuselektrijaamast või põlevkivielektrijaamas jaamaga tuumaelektrijaamas siis selle soojuse tekitamiseks kasutatakse tuumareaktsioone, tuumade lõhustumise reaktsioone. On võimalik kasutada ka tuumade ühinemise reaktsioone, fusion või fusioon, termotuumareaktsioonid, kuid see on natuke, ma ei ütleks ulme, aga akadeemiline valdkond täna, et arengud käivad, kuid kommertskasutuses 50. aastatel ikkagi alustatud tuumade lõhustumusega ja siiamaani me oleme seda kasutanud ja reaktorid jagunevad laias laastus 2, mida täna maailmas kõige rohkem kasutatakse. Vasakul pildil näete surveveereaktorid, paremal keevaveereaktorid. Väga suurt vahet ei ole, kõige suurem vahe on see, et surveveereaktoril on sellest punasest kontuurist ja näete siin on kõrgem rõhk ja tänu sellele püsib vesi kogu aeg vedelas olekus ehk ta ei kee selles punases kontuuris. Keema aetakse vesi siin aurugeneraatoris, see suur komponent, mis on ka sellise halli kaitsekesta sees ja siis sellest teisest tsirkulatsiooniringis siis toodetakse elektrit. Ja keevaveereaktori puhul siis tuumareaktoris endas tekitatakse veeaur, rõhud on mõnevõrra madalamad, temperatuurid sisuliselt samad, tekitatakse veeaur ja mis käitab siis turbiini ja generaatorit. Ja mõlemal puhul siis vesi kondenseeritakse ja jahe vesi saadetakse tagasi reaktorisse. Ja kuidas vesi kondenseeritakse, siia on siis võimalik külge panna õhksoojusvaheteid, sõltuvalt võimsusest, juhtida siit jõe või merevett läbi või panna sellised jahutustornid, gradiirid sinna otsa, kus siis antakse soojus ära keskkonda eelkõige aurustamise abil. Et niimoodi tuumareaktor töötab. Et siin on üks staatiline pilt ka eesti keeles, et kui keegi hiljem soovib videot pausi panna ja lugeda siin eestikeelsete kirjadega, siis see on ka siin. Ja miks me sellest räägime? Üks põhjus on loomulikult see, et Fermi Energia arust on Eestis tuumajaam väga vajalik ja väga sobilik tänu varustuskindluse, kliima eesmärkide ja meie enda majanduse ja konkurentsivõime mõistes. Kuid nendest tasub rääkida ka selleks, et reaktorid on leidub ümber Eesti, ehk siis kui mööda Eesti rannajoont käia, siis ja jube head silmad oleks üle mere näeks, siis kuskil 80–300 kilomeetri vahel, sõltuvalt kuhu suunas vaadata, on 5 tuumajaama, kus kokku on seal 17 reaktorit. Näiteks Oskarshamni reaktor jaam Rootsis, kus on 3 keevaveereaktorit, Forsmarki
jaam Rootsis 3 GVA-reaktoriga. Soomes üle mere paistab, mööndusega paistab Olkiluoto tuumajaam, kus on 2 GVA-reaktorit ja 1 surveveereaktor. Näete, siin ma asendasin lihtsalt ruumi kokkuhoiu mõttes GVA-reaktori boiling water reaktoriga ja surveveereaktori pressurized water reaktori lühenditega. Edasi liigume ida poole, näeme Loviisa tuumajaama 2 surveveereaktoriga ja veel ida poole meile tegelikult kõige lähem tuumajaam asub siis Leningradis. Seal on Leningradi tuumajaam, kus on Leningrad 1 ja Leningrad 2 jaam. Ja Leningrad 1 on siis 4 RBMK reaktorit, mis on seda Tšernobõli tüüpi reaktorid, küll parandatud võrreldes sellega, mis katki läks 86. aastal. Kuid siiski RBMK reaktorid ehk neid tänapäevalgi töötab mingi väike hulk. Aga nendest 4 on 2 või 3 on nüüd juba sulgetud ja need asendatakse Leningrad 2 jaamas siis uute suurte VVER reaktoritega, mida siis Venemaa või Rosatom, Vene Föderatsiooni tuumaenergeetika ettevõte arendab ja pakub ja müüb. Et seda sama ehitatakse ka Põhja-Soome näiteks Hanhilgi tuumajaama. Nii. Jõuame siis nüüd nende põlvkondade juurde. Ehk siis 50. see tööstusharu sai alguse, järjest ehitati jaamasid, kuni siiamaani ehitatakse jaamasid. Aga see põlvkondade teema või generatsioonide teema tekkis siis aastal 2002, kui üks portsion suuri riiki, seal Argentiina, USA, Brasiilia, Hiina, Korea, Lõuna-Korea, siis Prantsusmaa, Šveits isegi ja võib-olla see mõni veel, tulid kokku ja otsustasid, et hakkame vaatama, uurima, millised võiksid olla tuleviku tuumaenergiasüsteemid. Et millised oleksid need süsteemid, mis viiksid tuumaenergeetika järgmisele tasemele ja mitte lihtsalt, et tegemist ei ole 100 meetri jooksuga, et vaatame ainult aega, vaid siin on väga palju erinevaid kaalutlusi, mille juurde ma ka kohe tulen, ehk siis seati väga palju erinevaid eesmärke. Ja siis tuvastati teatud tehnoloogiad või kontseptuaalselt teatud tehnoloogiad, millel on kõige suurem potentsiaal tuumaenergeetikas nii-öelda suur arenguhüppe või lausa isegi revolutsioon läbi viia. Ja need riigid moodustasidki siis nii-öelda Generation 4 International Forum, GIF, ehk kui te googeldate GIF ja nuclear reactors, et nemad kirjeldavad seda mõttekäigu kõige paremini. Ja te näete, et 4. põlvkond on defineeritud kui tuumaenergeetika süsteemid. See pilt on võetud nende 2002. aasta aruandest, kus nad väidavadki, et 4. põlvkonna süsteemid on sellised süsteemid, mis siis 2030. aastaks peaksid käivituma ja pakuvad märkimisväärseid edasiarendusi jätkusuutlikkuse, ohutuse, töökindluse ja ökonoomika valdkondades. Ma ei keskendu selle pildi siin väga palju, sest et ma käin nendest põlvkondadest läbi ükshaaval. Esimene generatsioon, esimene põlvkond. Need on reaktorid, mis ehitati siis 50-60-ndatel. Neid ei ole liiga palju. Ja need olid sisuliselt prototüüpimise reaktorid. Et katsetati mõnevõrra erinevaid tehnoloogiaid, et vaadata, milline siis on kõige sobilikum kommertsskaalal elektri tootmiseks. Võimsused ei olnud väga suured, olid seal 10 kuni mõned 100 megavatid ja tänaseks on nad enamus suletud. Et viimane oli Wildfire reaktor siis või tuumajaam Ameerika Ühendriikides 2010 või 15 suletud 2000-ndatel. Ja siin on mõned näited veel, et Shippingport oli see esimene, millest ma juba rääkisin ja põhimõtteliselt tehti neid USAs ja UK-s ehk siis suurtes riikides, kus on teaduslaborid, väga võimsad teaduslaborid, kelle juhtimisel või eestvedamisel neid prototüüpe siis ehitati. Siis teine põlvkond on selline reaktorid, mida ehitati 60-ndatel, alustati 60-70-ndatel kuni 90-ndateni välja mööndustega. Tegelikult viimane isegi pandi käima 2016 veel Ameerika Ühendriikides, mida võib kategoriseerida nii-öelda teise põlvkonna reaktoriks või võib kirjeldada selle. Ja selles põlvkonnas või sellel ajastul siis eesmärk oli välja töötada töökindlad ökonoomsed kommertsreaktorid. Üldiselt nad olid võimsad, suured, vahel 1000 võimsamadki kui 1000 megavatti
sest et usuti nii-öelda economies of scale või et mida rohkem sul on, seda rohkem saad sa energiat sisse pandud töö ja vaeva kohta kätte, et ehitusmaterjalide kohta, et jaamasid aeti suureks, et aeti isegi siin disaini oli ikka väga võimsad, siin kuni 3 gigavatise elektrilise võimsusega isegi. Et aga kõige suuremad on üldiselt 1500–1600 juures. Ja neid reaktori tüüpe siis peamiselt on tegemist, nagu ma olen nagu varemgi mainisin, keevaveereaktorid ja surveveereaktorid, siis on olemas kanadalaste deuteriumiga jahutatav reaktor ehk raskeveereaktor, kus saab siis kasutada looduslikku uraani, et ei pea seda rikastama, on omapärane disain ja seda on üsna levinud. Gaasjaotusega reaktorid väga eriti levinud Suurbritannias ja juba mainitud RBMK ehk siis Vene reaktor ja hilisem VVER, et see on siis Vene surveveereaktor nagu moodsam. Ja need reaktorid, teise põlvkonna reaktorid eelkõige projekteeriti kuskil 30–40 aastaseks, sest selle ajaga pidi see reaktor ennast ära tasuma või see ehitus ennast ära tasuma ja reaalselt tehniliselt on võimalik pikendada nende eluigasid sõltuvalt reaktorist kuni 8 sama palju veel. Ja Ameerika Ühendriikides ongi teise generatsiooni reaktorite keskmine vanus või enamus reaktorid ongi teisest generatsioonist, mis on Ameerika Ühendriikides ja nende keskmine vanus on 40 aastat. Ja on ka juba jaamasid, näiteks Turkey Point 3. ja 4. reaktor, Turkey Point jaama 3. ja 4. reaktor, mis on 72. ja 73. aastal siis vastavalt ehitatud. Nemad on litsenseeritud nüüd NRC, Ameerika tuumaregulaatori poolt käima või töötama 2052 ja 2053 aastani. Et ei oska panustada, aga väga huvitav oleks näha, kas mõni reaktor ka 100 aastat täis saab, et kujutage ette mõni tehnoloogia, mis siis 100 aastat järjest töötab, 3-4 inimpõlve, üks ja sama jaam. Ja sellesse põlvkonda teise generatsiooni kuuluvad ka siis Fukushima ja Tšernobõli reaktorid, mis ehitati siis 70-ndatel ja 80-ndate alguses viimane. Teine põlvkond loomulikult arenes edasi 3. põlvkonnaks. Kõige suurem tõuge siis selle arenduse osas ilmselt tuli 79. ja 86. aastal juhtunud tuumaõnnetustest 3 Mile Islandis ja Tšernobõlis, millest me juba rääkisime, millel on rida sellised, objektiivseid põhjendusi, kuid need õnnetused loomulikult mõjutasid tuumaenergeetikat ja eelkõige tuumaenergeetika ohutust. Ja see oligi siis see aeg, kus hakati panustama lisaks reaktorite optimeerimisele ja ökonoomika tagajamisele oluliselt reaktorite ohutusse. 3. generatsioon ongi, ta on loomulikult optimeeritud käidu mõttes, aga ta on oluliselt edasi arendatud ohutuse mõttes. Väga palju on lisatud passiivseid ohutussüsteeme, sest ta saadi aru, Fukushima näitas, et inimeste, mitte Fukushima, vaid Tšernobõl, vabandust, et inimeste roll võib olla suur, et inimesed on inimesed. Et sellepärast siis ohutussüsteemid peaksid tuginema väga palju passiivsetel meetoditel nagu gravitatsioon, miski kukub alla või termiline diffusioon, soojus lihtsalt hajub või vaba konvektsioon ilma pumpadeta, loomulik ringlus siis. Ja sellised reaktorid jätkuvalt olid veel suured 3. põlvkonna reaktorid, et esimene, mis ehitati 96. aastal siis Jaapanis Kashiwazaki Gariba tuumajaamas 6. reaktoriks. Reaktori tüübiks oli siis Advanced Boiling Water Reactor ehk siis edasi arendatud keevaveereaktor. Seal neid ehitasid siis Toshiba ja General Electric ja sellised ettevõtted ja Hitachi. Ja need on reaktorid, mis juba disainitud on elueaga circa 60 aastat, et eks me näeme, kui nad hakkavad lähenema sellele, kas siis küsitakse või palutakse ka pikendust ja näidatakse, et see on võimalik. Ja siis on niisugune väiksem alampõlvkond, et 3. pluss põlvkond. 2000-ndatel sisuliselt arendati edasi 3. põlvkonna tehnoloogiat ja jätkuvalt oli, kuna pärast 90-ndatel oli tuumajaamade ehitamine maailmas natuke mõnevõrra peatus ja aeglustus, siis loodeti nii-öelda tuumarenessantsile või taastulekule ja eelkõige suurte reaktorite taastulekule, et usuti siiski, et on võimalik ehitada neid suuri reaktoreid ka veel ohutumalt, veel nii-öelda majanduslikult mõistlikumalt ja ka mõistliku ajakuluga valmis nad ehitada. Ja
ütleme, ohutuse ja toodetava elektri hinna mõistes ei olegi nagu suurt probleemi, aga need suured reaktorid on väga palju näidanud, on tekitanud küsimusi just ehitatavuse osa peal, et projektid, mis on esialgselt loomulikult optimistlikult planeeritud seal 4-5 aastaga valmis ehitada või mõni veel kiiremini on ehitatud, on võtnud siin 10 aastat, 12 aastat võib-olla siin Olkiluoto näite, et Olkiluotos on täpselt seesama paremal üleval näidatud European Pressurized Reactori tehnoloogia kasutusel, mis oli nii-öelda esimene omatüübiline, mida siin hakati rajama, ta on tohutu suur projekt, 1600 megavatti elektrit ja noh, see on gigaprojekt ikkagi, see on ikka väga suur projekt ja seda ei sealt arusaadavalt nagu suurtes projektides tekkisid eelarve ja aja üleminekud ja erinevad komplikatsioonid ja see ongi kõik kaasa toonud selle, et esialgu Soomes käivituma pidanud jaam vist 2010-ndatel kuskil seal circa 10 aastat tagasi, nüüd praegu on seal kütus sees ja varsti läheb käima. Aga käima ta läheb ja ohutud on ja energiat hakkab mõistliku hinnaga tootma ja stabiilselt, et see on nagu kõige olulisem, aga aega ta on võtnud jah, et sellest tasub õppida. Seda Mihkel ka mainis, et nende suurte jaamade ehitustest on väga palju õppida ja seda me ka seal viimasel ajal oleme teinud. Ja 3+ peamiselt lisati jällegi erinevaid ohutussüsteeme, sest nüüd oli juba ka Fukushima õppetunnid teada. Ja põhiliselt disainid ongi siis Venemaalt pärit VVR 1200, mis on siin teatud riikides Venemaal, Soomes, Valgevenes, Egiptuses ehitatud ehitamisel või planeerimisel ja siis EPR, mis on Soomes, Hiinas, Prantsusmaal ja Suurbritannias plaanimisel või ehitamisel või valminud. Ja 60 aastat on ka nende reaktorite eluiga. Ja nüüd on küsimus, et kuidas siit edasi. Me oleme püüdnud optimeerida ja ehitada neid mõistliku ajaga ja pidevalt ka näppu lõiganud. Ei saa öelda tegelikult, et kõikide uute ja suurte reaktoritega on nagu, et kõik on halvad näited. Et kui hakata ehitama jaama, mis ei ole lõplikult valmis projekteeritud ja kui hakata ehitama seda ühe korra, et ei tehtagi sellist plaani, et teha 2 või 3 reaktorit, kus teises või kolmandas oleks võimalik esimeses reaktoris kogutud õppetunnid juba arvesse võtta, siis me hüppamegi ühest sellisest väga määramatust projektist teise. Et näiteks neid advanced boiling water reaktoreid, ka samuti suuri reaktorid ehitati Jaapanis seal hulgi ja kasutati juba nende puhul väga palju modulaarset ehitust. Seesama Kashiwazaki Kariwa tuumajaam näiteks, kus ehitati tubade kaupa kõik süsteemid valmis ja paigutati, lihtsalt installeeriti jaama. Seal need jaamad ehitati väga, ütleme tuumajaama ehitamise mõistes väga kiiresti ja suuremate probleemideta. Aga need EPR-id, mis siin Euroopas on tehtud näiteks, need on näidanud nagu teistsugust asja. Aga üldiselt jätkuvalt, et küsimus, et kuidas siis edasi, et me oleme nüüd 3+ generatsiooni juures. Ja nüüd on, nagu te nägite, sellel põlvkondade graafikul oli ka see 3+, et 3+ oligi kutsuti nii-öelda evolutionary või mis eesti keeles siis on, evolutsiooniga nagu edasi arenenud disain ja 4. põlvkond seal oli revolutionary, ehk see tähendab, viitab mingisugusele revolutsioonile. Ja see on tegelikult oluline seda mõista ka, et evolutsioon, me oleme tulnud 50 aastat, meil on 450 reaktorit praegu töös ja need on rohkem kokku olnud töös. Circa 20 000 reaktoraastat on meil kogemust. Ehk siis, kui me võtame reaktori ja jälgime mingit tööd, paneme nad kõik üksteise mitte kõrvale, vaid otsa ritta, siis on 20 000 reaktoraastat on kogemust. Ja see on kõik. Selle pinnalt me oleme saanud ehitada evolutsiooniliselt järjest paremaid reaktoreid. Me oleme saanud tohutuid õppetunde nii tavarežiimidest kui ka mõningatest õnnetustest loomulikult. Me oleme kohandanud neid ja optimeerinud neid süsteeme, need on saanud paremaks. Need parandused ei pruugi olla, see ei pea tähendama, et nad on alati väga väikesed. Need võivad olla täitsa hüppeliselt suured ka. Ja üks näide siin ongi, et kasutades seda evolutsioonilist oma suurte kogemuste pagasega tehnoloogia valdkonda ja teha seal ka mingisugune hüppe, mitte et kõik ära katki murda ja siis hakata kuskilt nullist uues suunas jooksma, on teha näiteks väiksemaks. See on üsna suur hüppe, et teha reaktorid väiksemaks ja sellest tulenevalt lihtsustada neid suurel määral. Seda võiks nimetada siis hüppeliseks parenduseks evolutsioonilisel rajal.
Ja alternatiiv on siis see revolutsiooniline, ehk siis nagu järsk, äkiline, radikaalne muutus, et võimalused on seal suured. Me defineerime endale ilusad eesmärgid, me tõstame kõvasti raha, nagu tänapäeval käib startupidega ja see revolutsioon ongi midagi sellist startupilikku, ma ütleks. Ja tõesti võimalused on suured, kuid ka määramatused on suured. Mingit kindlust või ütleme, suurt kindlust seal ei ole, et sellega peab arvestama. Ja mida peab arvestama revolutsiooniliste disainidega on see, et see nende arendus on väga aja ja ressursimahukus. See tähendab seda, et seda saavad teha ainult suured riigid ja seda on ka Ameerika Ühendriigid, Kanada, Hiina on näidanud, et nendele uusi disaini katsetavad ja proovivad ja arendavad just nemad. Ja nendes keskkondades ja nende teaduslaborites on võimalik neid tehnoloogiat demonstreerida, siis veel natuke samm suuremaks minna, prototüüpida juba need kommertslahendused ja lõpuks siis kommertskasutusse viia. Et täpselt nii nagu evolutsiooniliselt me oleme teatud tehnoloogiatega tulnud, siis suurtes riikides on võimalik ka mingeid uusi tehnoloogiasid, uusi suundasid katsetada. Aga siin tuleb jah see asjakohane tsitaat on see, et need kiired otsehüpped võivad tegelikult põhjustada väga pikki venivusi, siis shortcuts make long delays, nagu üks tark mees on öelnud. Aga siiski mingid eesmärgid peavad olema, et vahet ei ole, kas me läheme samm-sammult või tahame hüpata kuhugi, et me tahame ja soovime ja ka 4. põlvkonna rahvusvaheline foorum need umbes niimoodi defineeris, et me peame liikuma jätkusuutlikuma kütuse kasutamise juurde, mis tähendab sisuliselt, et me soovime reaktorid, mis kasutaksid vähem kütust, vaja on vähem midagi välja maast kaevata ja on vaja rohkem energiat kätte saada, ehk siis sama energia hulga kohta on ka tekib ka vähem jäätmeid, millega on siis hiljem vaja tegeleda. Ja seda on võimalik mitmel moel teha. Ühel moel on võimalik tõsta termilist efektiivsust, mida ehk siis sisuliselt reaktori temperatuuri. Teine ja mis kõige olulisem aspekt on ka 4. põlvkonnad, selle mida kutsutakse täna 4. põlvkonnaks. Nende reaktorite valguses on siis kiirete neutronitega reaktorid, et kui kõik tänapäeva reaktorid või enamus tänapäeva reaktorid on termilise, aeglaste neutronitega minemata reaktori füüsikasse, siis see kiirete neutronite kasutamine võimaldaks kasutada ära kütust natuke efektiivsemalt, kuid see toob kaasa järgmised väljakutsed materjalide kasutamises ja muudes tehnoloogilistes aspektides. Aga jah, see on üks variant. Ja et seda ei ole, ütleme nii, et vesireaktoritega ei ole võimalik kiireid neutroneid rakendada. Et selleks ongi vaja vahetada ära jahutusvedelik, minna vedelmetalli, gaasi, võib-olla sula-soola peale, aga see ei ole nagu maailma kõige lihtsam. Kuigi neid reaktorid on töötanud Jaapanis, Prantsusmaal naatriumijahutusega, töötanud aastaid ja töötab ka praegu naatriumijahutusega Venemaal ja kasutuskogemus on täitsa olemas. Aga väljakutsed jätkuvad. Järgmine eesmärk on loomulikult majanduslik tasuvus ja konkurentsivõime, et teiste alternatiivsete elektritootmis vahenditega või moodustega me peame olema konkurentsivõimelised. Ja seda aitab siis saavutada moodullahendused ja teha see tootmine. Ja loomulikult ka see reaktorite väiksemaks tegemine on samm sinna suunas, et projekti on lihtsam hoomata, kiirem teostada, lihtsam finantseerida, riskid igal juhul väiksel projektil on oluliselt väiksemad ja siis samuti ka kõrgem termiline kasutegur aitab kaasa majanduslikule konkurentsivõimeline. Ohutus, arvestades, et tuumaenergeetika on statistiliselt üks ohutumaid elektritootmise viise juba täna, mis võib-olla seda on keeruline uskuda, aga samamoodi on keeruline uskuda, et lendamine on üks ohutumaid transpordi viise statistiliselt, siis sarnane on ka energeetikas ja tuumaenergeetikaga. Aga nii on, aga see ei tähenda seda, et siin tasub kuskil seda aspekti et ei pea parandama või sellele keskenduma, et eelkõige tahetaksegi vähendada inimfaktorit ja implementeerida või rakendada passiivseid ohutussüsteeme. Ehk siis, kui midagi juhtub, siis reaktor kuumeneb üle, piltlikult öeldes avab ise jahutusvee anuma ja see vesi jahutab teda ja käib ringi ja jahutab, kõik toimub passiivselt, nii et inimesel ei ole tarvis midagi teha seal esimesed võib-olla kuni nädal aega, tal on hoopis aega mõelda, mida teha pärast seda, kui pärast nädalat aega siis, ütleme nii.
ja loomulikult on viidud muud ohutuse parameetrid minimaalseks, et tuumajaam ei pea olema ja mingi seade, mille pärast tuumajaamast väljaspool peaks väga muret tundma. Turvalisuse aspekt, see on, ütleme nii, et pahalasi tuleb ka see ühtepidi eemal hoida ja teistpidi teha see võimalikult mitte atraktiivseks kõik, mis neile võib seal huvi pakkuda sellest tuumajaamas. Ja oluline aspekt on ka sobivus elektrisüsteemi, et ta peab vastama kohaliku elektrivõrgu vajadusele, seda nii jaama suuruse ehk võimsuse osas kui ka toodangu stabiilsuse osas või mis puudutab siis kuidas me ütleme, võrgu lisadeenust või võrguteenuste aspekti, et stabiilne tootmine, inerts, sageduse hoidmine, kõik sellised asjad on lisaks puhtale elektrile megavatile on olulised panused või tooted elektrivõrgu jaoks. Ja kui neid kuskilt mujalt ei tule, siis tuumajaam saab seda pakkuda. Ja tehnoloogia valmidus on jällegi kui me siin järgmise põlvkonna eesmärkidest räägime, siis siiski tehnoloogia valmiduse mõttes on ka vaja mõnda asja tähele panna, et ajalooliselt on uued tehnoloogiad ju alati asendanud ka teistes valdkondades vanu niimoodi sammhaaval, et mitte liiga radikaalselt, selline järsud muutused on pigem põhjustavad erinevaid stresse ja pingeid ja see ei ole loogiline ja ei pruugi olla lõpuks nii kiire kui soovitud. Ja seetõttu selline forsseerimine ei pruugigi olla tõhus tehnoloogia arengu enda kui ka erinevate projektide realiseeritavuse mõttes. Ja tehnoloogiale lisaks konkreetsele reaktoritehnoloogiale lisaks on ka tarneahela, adekvaatse tarneahela olemasolu väga oluline, et üks asi on reaktori projekt, teine asi on toota kõik need reaktori projekti elluviimiseks vajalikud komponendid, tagada nende nõuetekohane installeerimine, tagada nende käidu vältel, nende vahetamine, hooldus, et kõik see süsteem on teatud tehnoloogiate jaoks juba paika loksunud, teatud tehnoloogiate jaoks on seda on vaja veel edasi töötada, et kui siin alustada nende eesmärkide lõpupoolt, just see võrku sobivus ja tarneahela küsimused ja sellised tehnoloogia valmisoleku küsimused, siis põhimõtteliselt Eestile igal juhul sobiks väike reaktor, sest et seal on mitmed eelised, et väike madal võimsus sobib meie võrku paremini, ehk siis kui üks ühik ära kukub, siis ei ole see terve Eesti riigi patarei kaoks ära. Ja selles väiksemas reaktoris on alati vähem kütust, vähem radioaktiivset materjali, selle võrra ohutum. Väiksemaid asju on võimalik ehitada modulaarselt, ehitada komponente valmistada tehases ja komplekteerida neid jaamas, mis võiks tagada siis kvaliteedi ja kulutõhususe. Et ta ei peagi alati odavam olema, aga see tehasest valmistamine, aga ta on kvaliteetsem ja siis kokkuvõttes maksab või teenib õilset eesmärki siis teise nurga alt. Väikereaktorite puhul võib täheldada, et üldiselt on nad hästi kaitstud, ehitised on hästi kompaktsed, rõhukindlad ja mitmeseinalised, et see tuum on tõesti väga väike osa seal, kus see soojusallikas on väga väike osa, me räägime ütleme meetrine kera. Nad ei ole suuremad, ei ole need soojusallikad. Kuskil sinna suurusjärku võib seda võrrelda. Ja tihti paigaldataksegi nad kaitse-eesmärkidel hoopis maa alla ja need augud ei pea üldse väga sügavad olema, 15-20 meetrit süvend maa sisse, pealt ilusti kinni katta ja olemegi kaitstud ka lennukite rünnakute eest või mis iganes, kes väljas soovib tulla ja väline visuaalne efekt on väiksem. Ja loomulikult passiivsed süsteemid, mida ma rääkisin, nii tavakäidus, et ei olegi tavalises tootmises on väga palju pumpasid ja väga paljudest pumpadest ja aktiivsetest süsteemidest loobutud ja sama ka siis ohutuse või veel olulisem siis õnnetusstsenaariumite korral. Ja üleüldse, et passiivsed süsteemid tihti võimaldavad ka lihtsamaid süsteeme ja vähem komponente. Ja mis meil siis tehnoloogiate pooles valikus on, et on olemas revolutsioonilisemaid tehnoloogiad, et kuulsad 6 4. põlvkonna tehnoloogiat, need on siin kõik välja toodud, ma ei jõua neid detaile siin tutvustada,
võite video hiljem järgi vaadata ja pausi panna, aga siin on nüüd üks reaktor, mis on sisuliselt veega jahutatav. Tüüpiline reaktor, nagu meil täna on, aga ta on lihtsalt kõrgema temperatuuriga, seetõttu kõrgema kasuteguriga ja see on siis ülekriitilise veega. Rõhud on veel kõrgemad. Mitte midagi erilist, kui võrrelda nüüd auruparameetrite mõistes tavaliste soojuselektriaamadega. Siis on 2 gaasijahutusega reaktorit, ülikõrgtemperatuurne reaktor ja gaasijahutusega kiirete neutronitega reaktor. Ühes kasutatakse grafiiti ehk moderatorit, teises mitte. Et need 2, neid peetakse siis, või nad kuuluvad 4. põlvkonna reaktorite kontseptide hulka. Need ei ole konkreetselt ühegi arendaja omad, need on kontseptuaalsed disainid. Ja siis on siin all vasakul ja keskel on plii ja naatriumi jahutusega reaktorid, ehk siis sisuliselt tuum pannakse kuskile tünni ja sinna pannakse vedelmetall sisse ja see vedelmetall lihtsalt käib ringi, kas ta käib ise vaba konvektsiooniga ringi või on seal väike pump ka, sõltub disainist ja siis pannakse lihtsalt, kuidas ma ütlen, veekeedu spiraal sinna kuuma vette põhimõtteliselt ja siis läbi selle keedetakse vett ja aetakse turbiine ringi. Ja lõpuks on siis sulasoolareaktor, mis erineb teistest selle poolest, et tüüpiliselt on tegemist jälle ühe vanniga, kuhu paigatatakse sisse uraan, kütus ja jahutussool ja nad segatakse ära, et ei ole selliseid vardaid. Ja see on selline, see on küllaltki murranguline, aga ma ütleks, et kõiki neid reaktorid on vähemal või suuremal määral kuskil katsetatud. Ja näide näiteks, võtame siin pliijahutusega reaktori. Kui hakata otsima, et millist siis me sooviks ehitada, see on üks näide on siin lihtsalt pliijahutusega reaktori kohta on juba 6 erinevat, 7 või siin rohkem, ma näen 10 erinevat disaini ja neid on veelgi. Ja näete, mõni on lihtsalt joonisnumbritega, mõni on juba väga advanced arvutis simuleeritud valmis mudel, mis on, me teame siin Rootsi päritolu, võib-olla see Siileri teema, et läheb täitsa arendusse isegi ja Euroopa arendusi siin pliijahutusega reaktorite jaoks ja Mürra on näiteks huvitav reaktor, mida ka tõesti jätkuvalt arendatakse Belgias, ehk siis kutsume seda prügipõletusreaktoriks, et selle reaktori eesmärk ei ole otseselt elektrit toota, vaid võtta pika elueaga kasutatud tuumkütuses olevad pika elueaga elemendid ja siis panna nad sinna ja põletada nad omakorda ära, ehk siis see läbi vähendada kasutatud kütuse radioaktiivsuse taset, seda lagunemise aega 100 000 aastatelt võib-olla 100 aastatel. Ja mõni, ütleme, sulasoola tehnoloogia, üks on siin natuke kommertsialiseerimisele lähemal, Kanadas ehitatakse väikest sulasoola reaktorit, Terrestrial Energy Company veab seda projekti. See on selline integraalne reaktor, kutsutakse integraalseks, et siin on põhimõtteliselt kütus ja jahutusvedelik on kõik selles anumas sees ja tekitatakse ka soojus ja siis on võimalik selle reaktoriga, soojus pannakse ühte teise akumulatsioonipaaki nii-öelda sekundaarse soola soojusvahetisse, kus siis seda sooja on võimalik kasutada nii elektri tootmiseks, sagedus võrguteenuste pakkumiseks või mõneks protsessi soojuseks, vesiniku tootmiseks, milleks iganes on need plaanid. Ja sulasoola ja üleüldse vedelmetalljahutusega reaktorite puhul on hea see, et nad töötavad atmosfääri rõhul ja üldiselt on pikema kütusevälbaga ka ja üks reaktor on 200 megavatti sellel arendajale, 2 siis oleks 400 ühes jaamas, näete A1, R1, R2 reaktor, 1 reaktor, 2 antud joonised. Ja Kanadas tõsised plaanid, eks ju. Järgmine siis selline revolutsioonilisem on gaasjahutusega reaktor, et ta on selles reaktoris kasutatakse, nagu siin pildi all on näha, sellist trisoosakest, et on uraankütus on paigutatud ränikarbiidi, silicon carbide, ränikarbiid siis ränikarbiidi sisse, et selline hästi kuumakindel ja kõige kindel kütuseosake põhimõtteliselt, mis on omakorda siis pressitud veel silikonkarbiidi sisse, ehk siis tuumkütust on seal väga vähe ja ta on pressitud hästi vastupidavasse materjali ja teda üldse ei panda väga suures koguses, ehk siis tegemist on mikroreaktoriga, mille võimsus on seal 5-10 megavatti ja eriti sobiv on ta, ma ütleks, eraettevõttele, väikeasulatele ja nendele asulatele, kus näiteks
Põhja-Kanadas, kus elektrivõrku ei ole, et kus siiamaani toodetakse elektrit diislitega, siis selline reaktor võib siin sõltuvalt võimsusest kas 10 või 20 aastat järjest töötada ilma, et seal mitte midagi tegema peaks. Ja see on samamoodi planeeritud koos energiasalvega juba, et energiasalveks oleks siis jällegi sulasoola mahuti, millesse see energia salvestatakse. Sama tehnoloogia, mida on kasutatud suurusjärk 3000 gigavatt või 3000 megavatti mahus concentrated solar plantides, et sellistes elektrijaamades, päikeseelektrijaamades, mis ei ole fotovoltaik, et ei ole selle otse elektrit tootvad, vaid mis koguvad päikese soojust ja siis kütavad sulasoola mahuteid soojaks ja pärast sellest toodetakse nii-öelda konventsionaalsel moel elektrit. Sama tehnoloogia, mida on palju rakendatud juba ja palju analüüsitud, et siuke täiesti tüüpiline asi, et seda kasutatakse ka siis selle reaktori puhul. Ja siis on ka natuke evolutsioonilisemad tehnoloogia, ma ütleks, et need, mis tõesti on omavad 50 aastat ja käidu ajalugu, et General Electricul on väike keevaveereaktor elektrilise võimsusega 300 megavatti. Suhteliselt valmis disain, et mõne väiksema aspekti puhul seal tuleb nii-öelda võib-olla arendajal veel tööd teha, kuid sellel arendajal General Electricul on väga tõsised plaanid see jaam rajada nii Kanadasse kui Ameerika Ühendriikidesse ja huvi elektrijaama operaatorite või elektritootjate poolt on ka väga suur selle reaktorite vastu, et tegemist on siis reaktoriga, keevaveereaktoriga, milles kasutatakse ikka maksimaalselt erinevaid passiivseid elemente nii tavakäidus kui ka õnnetuse puhul. Ja ta tugineb, see tehnoloogia siis tugineb juba, nagu ma mainisin, et väga pikal keevaveereaktorite kasutuskogemusel GE enda portfellis ja eraldi võiks välja tuua ka väga või juba litsenseeritud ESP12VR ehk siis Economic Simplified Boiling Water Reactor oli 1500 megavattine, 5 korda võimsam suur jaam, mis sai Ameerika tuumaregulaatorite litsentsi, et jah, disain on hästi, võite ehitada ja viidata nendele dokumentidele, mis on nii-öelda allkirja saanud ja heaks kiidetud. Et see on võetud see sama disain, aga on aru saadud, et turg nõuab väiksemaid projekte, väiksemaid reaktoreid ja on lihtsalt veelgi lihtsustatud. Et kui see suur vend, 5 korda suurem vend nõudis seal näiteks spetsiaalset betooni seal 160 000 kuupmeetrit, siis see reaktor võib-olla nõuab 15 000 kuupmeetrit betooni. Väga palju. Et on küll 5 korda vähem võimsam, aga erinevaid kokkuhoid on isegi oluliselt rohkem kui see suhe nagu näitab. Ja suurusjärk 10 hektarit kulub selle jaama jalajälg. 240 korda 330 meetrit äkki on need aia suurus. Sarnane reaktor, vesireaktor, surveveereaktor küll Rolls-Royce'i arendatav UK-st. Rolls-Royce tegelikult juhib suuremat konsortsiumi, kus on väga palju tõsiseid ettevõtteid. See on 450 megavattine, et gramm suurem, aga samuti disainitud eelkõige väga suurel määral modulaarsust ja ökonoomikat silmas pidades. Ja Rolls-Royce'il on väga pikk kogemus surveveereaktorite ehitamisel, ehk siis ei näe põhjust, miks nad ei peaks ka mingil aastal siin selle reaktoriga välja tulema. Et nagu varasematel reaktoritelgi siin 2025 kuni 30 kõik need reaktorid peaksid ühes või teises kohas ehituses olema või juba elektrit andma. NuScale'i reaktor üks esimese, kes sai väikereaktorite valdkonnas endale Ameerika Ühendriikide tuumaregulaatori poolt litsentsi, on NuScale. See reaktor on sellepärast omapärane, et tal on sellised moodulid, nagu te siin all pildis näete, ühes suures veebasseinis. Ja iga moodul on kas siin 50 kuni 80 megavatti elektrilist, sõltuvalt ütleme, kui palju klient soovib, ja mooduleid on siis 4 või 12 sõltuvalt nendest võrguvajadustest. Ja kõige suurem projekt praegu on Carbon Free Power Project, mitte Carbon Free, nagu siin kirjutatud on, Ameerika Ühendriikides Utah. Ja nüüd mõned asjad, mis nüüd sõltumata reaktorit tehnoloogiast või millist väikereaktorit me vaatame, siis mis on nagu ühised nimetajad neile kõigile.
on see, et maksimaalselt üritatakse kasutada passiivseid süsteeme. Siin on näide, kuidas töötab vaba konvektsioon, ehk siis kuskil jaamas või tuumasüdamikus köetakse või toodetakse energiat, köetakse mingisugust vedelikku ja siis ta tõuseb üles. Ja jahe vedelik, mis tuleb alla, on loomulikult raskem, langeb alla. Nagu ma ei tea, eestlane teab võib-olla saunas, kuidas toimub, et jahe on all ja kuum on üleval. Et see ringlus toimubki niimoodi, siin mingid pumpasid ei ole põhimõtteliselt. Ja see nii tavarežiimis kui avarii olukordades. Et geomeetriad on erinevatel jaamadel erinevad ja võib-olla ka jahutusvedelik, aga see protsess, see füüsikaline protsess, seni kuni gravitatsioon meile mõjub nii, nagu ta mõjub, seni see töötab. Teine asi, üldiselt kõikidel jaamadel, väikestel moodulujaamadel on oluliselt väiksem selline ohuala või korrektsem termin on hädaolukorra planeerimise tsoon nende ümber. Et kui suurtel jaamadel oli standardne, võeti kohe, et ei peaks igale ühele seda arvutama, siis löödi kohe karmilt 10 miili. Ameerika Ühendriigis näiteks 10 miili oli ühte tüüpi ala ja 50 miili oli teine ala. Et sul 2 ala oli alati seal erinevad ettevaatusabinõud ja planeerimistegevused, aga sul 10 ja 50 miili oli Euroopas ka siin kuni 100 meetrit sõltuvalt, et nad ei ole väga ühtlustatud need standardid. Aga need ilmselgelt väikereaktoritel ei kehti, et see väikereaktorites ei ole materjali ja kui me võtame siin mikroreaktori, seal lihtsalt ei ole mitte midagi, mis jõuaks sul 10 miili või 50 miili kaugusele. Ja nende puhul tuleb siis arvutada need eraldi ja tuumaregulaatorid on ka liikumas sinna suunas, et nad väikereaktoritele lubavad ikkagi vaadata reaktori põhiselt neid asju. Ja näide ongi Ameerika Ühendriikides, kus oli selline ettekirjutatud süsteem 10-50 miili, siis seal Tennessee Valley Authority, põhimõtteliselt kohalik Eesti Energia või energiaettevõte, arvutas siis enda väikereaktori projektile need ohualad. Väikereaktorid, tehnoloogia ei olnud valitud, aga oli valitud seltskond tehnoloogiad, mis kõik vastavad teatud tingimustele ja see võimsus oli seal 300 megavatti elektrilist, mingi hulk passiivseid meetodeid, seal oli põhimõtteliselt selline ümbrik erinevatest tehnoloogiatest pandi paika, väikemoodulreaktoritele vastav ja arvutati siis kõikide puhul, mis on see kõige hullem, mis saab juhtuda ja leiti, et esimene keeluala on jaama enda aed, et sinna see võiks nagu ikkagi olla ja teine siis on mitte ühelgi korral ei olnud kaugemal kui 2 miili raadiuses sisuliselt sellist olukorda, või 2 miili raadiuse taga ei olnud sellist olukorda, kus ükstaspuha millises hädaolukorras kiirgustoos ületaks 10 millisiivertit, see oli siis kohalik norm. Et mis tähendab 10 millisiivertit seal piiri peal? Keskmine eestlane saab lihtsalt elades siin 3-4 millisiivertit. Ja näete, siin on CT scan on 10 millisiivertit. Kui selle meditsiinilise protseduuri endaga teete, siis on võiks öelda, et tuumajaama õnnetuse korral ei tohi ka midagi hullemat olla, aga tegelikult on olemas ka normid isegi kiirgusega töötavatel inimestele, isegi nemad võivad rohkem saada. Ja võib-olla viimane asi, mis on väikemoodulreaktoritele ja kõigile arendajatele omane või ühine, on see, et see väikemoodulreaktorist pärit elektri oodatav omahind on siis seal 35 kuni 60 vahel kuskil niimoodi, et sõltuvalt. Seal on neid argumente palju, tehnoloogia on ainult üks, teine asi on see, kuidas seda rahastada ja kõik need, et võime sellest kunagi eraldi rääkida. Aga seal kuskil keskmiselt võib öelda 50 kandis peaks olema ja seda eeldatakse, et siis seal võib-olla esimese paarikümne aastaga on see projekt ka ennast ära tasunud, et kuigi jaam tegelikult töötab ju 60 aastat, ehk siis nii on, aga ökonoomikast võib-olla teine kord natuke detailsemalt. Aga siin on välja toodud, mis on viimase 2 aasta jooksul või eelmise aasta alguses saadik juhtunud elektrituru hinnaga ja CO2 kvoodi hinnaga. Et kõige lihtsam on öelda, et nad on tugevalt tõusnud. Täpsemalt võiks öelda, et on siin tõusnud CO2 hind 2 korda ja elektrituru hind, jumal seda, see on 4-5 korda. Et täitsa huvitav on näha, mis siin juhtuma hakkab sel talvel, selle elektri hinnaga. Et sellised need tehnoloogiad on. Et põhimõtteliselt kokkuvõttes tahaks ka öelda, et oluline on valida sisuliselt ja praktiliselt Eestile kõige sobivam tehnoloogia. Mitte jääda niivõrd kinni nimedesse, sloganitesse, reklaamtekstidesse.
ja meie oleme aru saanud, et nii meie riigi kui elektrivõrgu omapäradest lähtuvalt on väga suur eelis just väikereaktoritel. Ja võib-olla tahakski siin natuke provotseerivalt öelda, et kas äkki väikesed moodulreaktorid ongi uus 4. põlvkond ja siis need revolutsioonilise, eksootilisemad reaktorid, mida täna 4. põlvkonnaks kutsutakse, et võiks kutsuda neid lausa 5. põlvkonnaks. Aeg on edasi liikunud, et kui tekib võimalus 4. Generation 4 International Forumi inimestega rääkides, ma küsin ja pean aru nendega, et mul on seal palju tuttajaid, et mis nemad sellest arvavad. Aga eks ta selline klassifitseerimise küsimus rohkem ole, kui reaalselt mingi tehnoloogia hindamise küsimus. Aitäh! Ja kui teil on küsimusi, siis jäin veidi jutustama, aga võtan hea meelega. Aitäh, Martti! Väga hea ülevaade. See on ka targemaks kõvasti. Aga ühesõnaga, need, kes Zoomis on nüüd liitunud, need võivad kohe otse küsida, aga need, kes vaatavad Facebookist, et palun siis kirjutage sinna selle feedi alla kommentaar. Ja siis ma saan selle Martile edasi öelda, kui te seda ise ei näe. Aha, siin ikka on. No kui tuleks ükski küsimus, siis saaks otsa lahti. Kuigi kell on ka selline, et ma saan aru, et inimesed tahavad võib-olla juba nädalavahetust seostada. Ma küsin ise, mis su enda lemmiktehnoloogia on? Eks see ole ikka niimoodi, et see, millega sa oled kokku palju ise puutunud, see nagu kipub mõnes mõttes lemmikuks muutuma, aga sellest tuleb üle olla, et see ei aita meid kaasa, kui iga inimene töötab mingi aasta või 2 mingi tehnoloogiaga, siis hakkab arvama millegi pärast armastama seda tehnoloogiat, et see on nagu ohtlik, et sellest tuleb üle olla. Disclaimerina võin öelda, et mina olen pliiahutusega reaktoritest iseelu võib-olla kõige rohkem tundnud, et need 4. põlvkonna isendeid ma olen kõvasti uurinud ka naatriumijahutusega ja potentsiaali ma näen seal kõvasti, aga samas ma näen ka väljakutseid kõvasti, et ma soovin edu kõigile reaktorite arendajatele ja tooge, et meil oleks valida sel hetkel, kui meil on tarvis valida võimalikult palju reaktorid, mis oleks demonstreerinud enda ehitust mõistliku ajaga ja eelarvega ehitamise ja ka stabiilse, ohutu, rahuliku käidu mingi aja vähemalt. Facebookis tuli üks küsimus, et sa näitasid mitut tuleviku väikereaktori projekti UK-st ja Kanadast, et miks need juba ehitatud ei ole ja miks on tekkinud paus ehituses? No energeetika on selline suur valdkond, et esiteks on riikidel strateegiad ja asukohtadel ja provintsidel on strateegiad, et mida nad ehitavad, siis nad mõtlevad ja siis nad valivad ja siis, kui lõpuks otsustatakse, et mingi osa teeme tuuma, siis tuleb valida tehnoloogiat, siis nad samamoodi valivad, nagu meie praegu valime ja paljudel operaatoritel loomulikult on olemas täna juba raha ja kõik, et midagi ehitada, siis nad hetkel valivad ja me teame ka, et kes täpselt ja kus ja mida nad valivad. Ja ma ütlen, et väga kaugel need hetked ei ole, kui valitakse esimesed välja ja hakatakse neid päriselt lüüakse kopp maasse, et see tõesti praegu on elektri hind on üks näide sellest või üks tõend sellest, kui suur see vajadus on puhta elektri järele, aga meil veel ei ole, aga Põhja-Ameerikas on juba ka nii-öelda neid blackout'e või siis juhitud blackout'e juba juhtunud ja juhtumas, et praegu on päris kiire sellega ja päris paljud ettevõtted tegelevad sellega nii reaktori tehnoloogia arendajate poolt kui ka tuumajaamade operaatorite poolt, et ma usun, et üsna pea on meil kopad maas. Ehitatakse ju praegu suuri, et need väiksed on võtnud natuke, tegelikult ei ole liiga palju aega võetud, see arusaamine tuli siin, ma ütlen, pärast 2010 julgelt, et võtaks selle suuna, teeks selle evolutsioonis selle hüppe, mitte nagu revolutsiooni, aga väikse hüppe evolutsioonis ja läheks väiksemaks tagasi. Et see tuli hiljuti ja neid disaine on tegelikult päris palju ja nad on varsti on nad meil ukse ees. Ja teine asi loomulikult, kes on olnud tuumaenergeetikas teab, kui ta läheb tuumaregulaatori juurde ja üritab seal mingid komponente sertifitseerida või veel hullem jaama sertifitseerida, siis see ei ole niisugune nipsuga protsess, et seal on vaja
hästi palju tõendada. Selleks on sul vaja kas hästi palju inimesi, kes selle kiiresti ja võrdlemisi kiiresti ära tõendavad, et kõik on ohutu ja näitavad arvutusi ja validatsioone. Või on siis, kui sul inimesi või ressurssi ei ole, siis lihtsalt võtab aega. Ja samuti ka regulaatorite poole pealt, et kui on ikkagi mingi evolutsioon või hüpe tehtud, siis ega regulaatorid ei ole ka harjunud kõigega. Ja vahepeal oli selline, natuke põud tuumajaamade ehitamises, siis regulaatorites on ka inimesed vahetunud ja kogemus kipub hajuma ja kõik see tuleb nüüd taastada ja see tulekski taastada selliste seeriaprojektidega ja siis on see kõige tõhusam. Ma arvan, meie kõigi jaoks. Et loodetavasti varsti, täna veel ei ole. Kena. Vahepeal ei ole küsimusi juurde tulnud. Aga ega iseenesest meil on ka tund aega jutustatud, et võib alati ju e-maili saata info@fermi.ee või mulle või eesnimi, perenimi, nagu me oleme kõik @fermi.ee, kui on küsimusi. Just. Ja see video jääb ka üles nii Facebooki kui jõuab mingil hetkel YouTube ja Fermi Energia kodulehel on nad ka leitavad sealt Reaktori Reede kodulehe alt. Tasub vaadata järgi ka need, mis me siiamaani oleme erinevatest valdkondadest rääkinud ja jätkame kindlasti veel. Üks küsimus tuli veel. Nii. Commonwealth Fusion Systems läbis hiljuti olulise verstaposti netoenergiat tootva termotuumasünteesi demonstreerimisel. Yes, et nüüd on nad plussis. Aga nende loodud kõrgtemperatuuriline ülijuhtmagnet saavutas rekordilise 20 teslase magnetvälja, mis peaks kinnitama nende kompaktse termotuumasünteesi reaktori projekti Spark teostatavust. Mis mõtteid see tekitab? Kas tundub realistlik või pigem mitte? Ei, miks mitte realistlik? Teoreetiline on ka selles mõttes realistlik, et ta on teoreetilist on ta võimalik, aga ta on suhteliselt keeruline on seda termotuuma reaktsiooniks vajalikke tingimusi luua ja veel keerulisem on neid stabiilselt hoida pikka aega, et nii, et sealt oleks võimalik mõistlik elektrit toota. Et võtta see ITER-i projekt, kus on magnet confinement, et magnetitega surutakse põhimõtteliselt need osakesed kokku või on teised on laseritega ja siin antud juhul ka magnetiga. Aga nagu nad ise ütlevad, peaks või vähemalt nagu küsija ütles, et peaks tulevikus näitama, kas nad saavad seda siis ka demonstreerida, kas nad suudavad demonstreerida stabiilset energiatootmist, väiksel skaalal ja järgmise astmena siis kas nad suudavad luua prototüübi juba nagu meie võrguskaalale lähemal ja lõpuks siis ka kommertsjaama, et jällegi ma alustasin oma tuumaenergeetiku karjääri tegelikult selle termotuumareaktsioonide valdkonnas ja selle ITER-i aspektidega ühe ITER-i aspekti kallal, aga ta on jäänud teadusesse ja sealt on sellele panna, et kui meie väljakutse on täna elektri hinnad, homme CO2 tase või õigemini juba tegelikult täna CO2 tase atmosfääris, siis ma selle tööriista peale liiga palju ei loodaks. Nad võivad appi tulla 2000, ma ei tea, 50 pluss, kui ma nüüd optimistlik olen võib-olla. Et sõltub selleks, milleks sa teda kasutada tahad. Kui sa tahad uurimustööd teha, väga hea, kui sa tahad teda kasutada tulevikus, mingis X tulevikus energiaallikana, ma arvan ka väga hea mõte. Kui sa tahad teda mingil konkreetsel ajahetkel lähitulevikus kasutada, ma arvan, et on paremaid meetodeid. Mõistlik. Kuulge, väga kena. Ma arvan, et siinkohal on täitsa paslik isegi panna väike koma vahele, mitte veel päris punkt. Et ma arvan, et tegelikult päris ausalt öelda ka neid fusioni tuumasünteesi teemasid alati meilt küsitakse ja me kindlasti nendest räägime. Edaspidi ka seletame, et mis need on ja kas ja millal neist abi on. Aga jah, hetkel ma hea meelega tänaksin
ja ütleks, et kohtume siis kuu aja pärast jälle. Aitäh, Mihkel. Aitäh ja head aega. Ja teised ka, aitäh.